Tere, mina olen Anni ja olete taas kuulamas Murgi podcasti Tähevoog. Tere ka minu poolt, mina olen Hugo ning meie tänane külaline on väga tunnustatud ja palalt arvastatud näitleja, võib ka vist öelda koomik Märt Avandi. Tere Märt! Tere! Kuidas sul läheb? Väga hea küsimus. Eriti alguseks. Peab ütlema, et arvestades, et on sügis, siis tavaliselt sügised on minu jaoks natuke ohtlik aeg. Ohtlik vaimse tervise mõttes just nimelt. See, millest me räägime siin täna õhtul. Meil on praegu õhtu, kuulab siis, kes millal tahab, aga ja sügis on natukene ohtlik aeg, sellepärast, et sügis lihtsalt on looduse poolest suremise aeg ja ka inimesed saavad sellest natukene puudutatud, mõni rohkem, mõni vähem. Mina tavaliselt natuke rohkem. Aga see sügis on palju rõõmsameelsem, kui nii mõnigi teine on olnud. Ja ma olen lihtsalt õppinud oma kogemusest, et kuidas selle sügisega, kuigi mulle meeldib väliselt, mulle väga sügis meeldib, minu meelest on ta kõige ilusam aastaaeg, aga vaimses mõttes kõige keerulisem. Ja ma olen õppinud sellega toime tulema aina paremini, aasta-aastalt aina paremini. Ma nimelt, see on tegelikult väga proosaline relv. Ma lihtsalt teen tööd ja võimalikult palju. Ja ma ei lase ennast niimoodi mõtteisse vajuda liiga pikaks, sest et see teeb minule kurja, on alati teinud. Et see ei olegi niivõrd seotud, ma arvan, minu nagu üleüldise vaimse tervisega, vaid see lihtsalt on mingisugune minu päris osa. Ma olen sellega juba ammusest ajast harjunud ja ma tegelikult ei pööra sellele otseselt väga suurt tähelepanu või õigemini ei pea seda märgiks millestki halvast või väga ohtlikust. Jah. Aga seoses tööga, millega siis hetkel tegeled või on sul midagi uut tulekul või kuidas see? On jah, teil on väga head küsimused, ainult head praegu tulevad, sest et ma oskan neile hästi vastata. See, kuidas läheb, oli väga täpne küsimus ja samamoodi nagu see praegune ka, et millega ma praegu tegelen, on proovid käimas, nii nagu tegelikult on see minu töös ju igapäevane, ikka käivad teatris proovid, see ongi minu põhitöö. Aga praegu tegeleme ühe sellise materjaliga, mis mulle läheb rohkem korda kui nii mõnigi teine. Näitleja ei peaks nii ütlema, aga nii see paraku on, et tegelikult kõik etendused ei ole nii tähtsad kui mõned teised. See lihtsalt niimoodi on. Mitte, et ma ei annaks endast laval maksimumi, ikka proovin, aga mõni lihtsalt läheb natuke rohkem korda ja paneb südame natuke kõvemini põksuma. Ja see praegune materjal ehk siis Henrik Ibseni Noora ehk Nukumaja, mis on väga kuulus näitemäng, üks kõige kuulsamaid üldse läbi teatri ajaloo. Henrik Ibsen on peaaegu sama kuulus kui William Shakespeare. Ja Noora ehk Nukumaja on tema kõige kuulsam näitemäng ja on esimene feministlik näitemäng kirjutatud 1870-ndatel. Ja ta on ka praegu ääretult aktuaalne, arvestades seda, et eriti muuseas Eesti ühiskonnas on neid meesterahvaid, kes arvavad, et naised võiksid rohkem vait olla ja ennast ilusamini üles lüüa ja aeg-ajalt ka põlle kanda. Neid on väga palju, ootamatult palju ja seetõttu on see näitemäng endiselt väga aktuaalne. Muuseas ka selle valguses, mis meil praegu meedias hästi tugevalt üleval on, see Kristiina Heinmetsa ja tema abikaasa või elukaaslase kemplus laste üle, see inetum, mis on ka tegelikult üks kaasus sadadest, võib-olla isegi tuhandetest, mis on minu meelest meie ühiskonnas kõige suuremaid probleeme. Ka see probleem tegelikult see Nukumajas saab puudutatud, nii et mulle läheb see korda. Lühike vastus, mulle läheb väga korda see, mis ma praegu teen. Väga tore. Ja. Aga kuidas hoolitsed oma vaimse tervist oma tempoka elustiili kõrvalt? Et kas sul on mingeid tehnikaid või ja kui palju sul üldse vaba aega on? Ja kas sa oled kuidagi seda võtnud endale rohkem või sa suudad seda ise tekitada? Vaba aega minu üsna ebaregulaarse töö
rutiini juures on vahel rohkem, vahel vähem. Nagu ma ütlesin, et mõni sügis on olnud selline, kus tööd ei ole nii palju kui praegu ja siis mõjub natukene rusuvalt mulle. Nii et ma saan natukene seda ise, pisut saan seda ise suunata, et milline on minu töötempo või töökoormus. Ja vaimse see küsimuse algus oli päris pikk küsimus. Küsimuse algus oli see, et kuidas ma hoolitsen oma vaimse tervise eest, eks. Ja ma olen sellest päris kõvasti läbi kukkunud väga paljudel kordadel. Nagu Eesti ühiskonnas üldiselt on teada, ega see ei ole mingisugune uudis, eks ole, et ma olen mitmekordne sõltlane, ma olen alkohoolik ja narkosõltlane, tervenev ja ka nüüd jätsin paar kuud tagasi suitsetamise maha, nii et nüüd ma kõigist oma sõltuvustest. No, kopp, alati teen ma. Aga senimaani on kõik hästi. Minu viimasest kokaiinitriibust on möödas 2 aastat ja alkoholiga on ka tip-top, selles mõttes, et ma tean, kuidas selle asjaga käituda, see on selline kõige vähem hirmu tekitav nähtus nendest sõltuvuste seas, selles mõttes, et sellega ma tean, kuidas tuleb käituda. Seega minuga on hästi, aga need sõltuvused on ikkagi tekkinud vaimse tervise najal või siis vaimse tervise probleemide tõttu. Ja no see on väga-väga hea küsimus ja küsimus, mis nõuab umbes 2 või 3 tunni pikkust vastust, eks ole, kui me tahame kõik ära rääkida. Aga lühike vastus sellele on see, et see ei olegi kerge. Tähendab, tegelikult ei ole retsepte. On mingisugused asjad, mis aitavad kindlasti nagu füüsiline aktiivsus, seda me teame kõik, seda ei pea nagu eraldi mainima, seda teab isegi väike laps, no võib-olla mitte väike laps, aga kellel ei ole vaimse tervisega tavaliselt probleeme, aga juba puberteediealine teab kindlasti, et füüsiline aktiivsus mõjutab sinu vaimset tervist tänapäeval vähemalt. Teavad seda juba kõik. Ja nii, et ma teen trenni ja hoian ennast pidevalt liikumises. Tänagi enne seda podcasti olen ma jooksnud juba 10 kilomeetrit ja no see on üsna tavaline asi, jah. Jah, see on minu päris osa juba päris mitu aastat. Ja see aitab mind väga palju. See tõesti hoiab minu kuplialuse selge ja palju selgema, kui ta oli varem. Ja noh, nii ongi, aga muud asjad on minu jaoks täiesti ebareeglipärased. Ma olen kogenud väga paljut ja olen mitu korda üsna põhjas olnud. Ja ometigi ei ole mul mingisugust tööriistakasti, mida ma võiksin siin lahti teha ja kõigile näidata, et vaat tehke nii ja tehke nii ja ärge tehke naa. Ja siis te olete võidumehed. Tegelikult kahjuks see niimoodi ei ole. Ainuke asi, visa peab olema küll. Ja see on kohutavalt keeruline, sellepärast, et kui sa ütled sügavas depressioonis olevale inimesele, et ole füüsiliselt aktiivne, no siis on see rumal jutt lihtsalt sellepärast, et ta ei ole võimeline selleks lihtsalt. Ja kui sa ütled, noh, vaimseid haigusi on erinevaid ja suure hurraaga öelda, et olge füüsiliselt aktiivsed ja siis on teie elu korras, see on naiivne ja natuke eluvõõras. See aitab jah, aga on palju olukordi, kus see lihtsalt ei ole adekvaatne soovitus. Noh, nii on. Ja seetõttu ma jään sulle vastuse võlgu enni tegelikult, et mis ma siis teen. Noh, teen nii ja teen naa ja vahel lihtsalt olengi masendunud. Ja olengi väga masendunud vahetevahel. Ja ma ei hellita lootusi, et seda enam mitte kunagi ei juhtu, et kuna ma praegu rääkisin, et mul on see sügis kuidagi paremini kui varem, kindlasti tuleb uuesti ja võib-olla juba ülehomme, kunagi ei tea. Nii et selle masenduses olekuga tuleb ka kahjuks aeg-ajalt leppida lihtsalt, mulle tundub niimoodi, sest et neid inimesi, kes on loomu poolest kuidagi rahulikud, tasakaalukad, neid on ka hästi harva näeb. Ma ei tea, kas teie oma elus olete näinud, võib-olla teie emad-isad või olete ise, väga harva kohtab mõnesid inimesi, kes kuidagi on antud neile looduse pealt, mis on minu meelest väga suur kingitus, mingisugune rõõmsameelsus, rahu,
empaatia, erakordne empaatiavõime ja kuidagi võime võtta kõik, mis halvasti läheb, kuidagi niimoodi, nojah, ja täpselt sama rõõmsalt edasi. Mul on päris mitu tuttavat sellist, kuna mu tutvusringkond on väga lai. See päris mitu tuttavat moodustab võib-olla 0,1% kogu minu tutvusringkonnast, kellel on selline võime. Aga kuna suuremal osal meist kahjuks sellist võimet ei ole, siis tuleb lihtsalt jääda jäärapäiselt endale kindlaks, et ma saan sellest jagu, kui on halvemad momendid. Ja teada seda, et sellist tööriistakasti tegelikult ei ole olemas. Seda ma julgen küll 43-aastase kogemuse põhjal väita, et nooremad inimesed, et ärge arvake, et kuskil keegi oskab jube hästi. Ja et miks mina ei saa hakkama praegu, et ma olen nii rumal ja nii totu ja nii nõrk. Ei ole sellist asja, ei. See on küll reegel, jah. Et visake see mõtte peast ära, et kui tul on väga raske, siis te ei ole nõrk kindlasti. Ja et miks ma ei oska, miks ma ei saa hakkama, sest et kõik inimesed, kes mu kõrval on, tunduvad, saavad jube hästi hakkama. Tegelikult esiteks see muidugi ei vasta tõele. Kõigepealt see on ainult näiline ja teiseks ei ole sa nõrk seetõttu, et sa ei oska sellest asjast välja ujuda. See ongi keeruline, see ongi väga raske. Võimalik, aga koos kõrvalise abiga. Ärge kartke, ei tohi karta abi küsida ja ei peagi sellest välja tulema omal jõul, ei peagi oskama, ei peagi suutma. Mina 43-aastaselt ka tihti peale ei suuda, nii ongi. Selline pikk vastus. Jah, sa mainisid mitu korda, et oled olnud täiesti omadega augus ja läbi põlenud ja nii, et kas oskad nüüd tähele panna neid märke ja ennetada neid enne, kui on liiga hilja või on see ka mõnes mõttes selline paratamatu? Ühest küljest jah, ma oskan depressiooni märke ära tunda küll. Neid ma olen oma elu jooksul peale depressiooni põdemist, mis juhtus minuga rohkem kui 20 aastat tagasi. Ma olin siis 19-aastane, kui ma depressiooni põdesin. See oli päris sügav ja ka tõeline, niimoodi nagu depressiooni haiged inimesed on seda kirjeldanud, et värvid kaovad ära ja elu taha natuke kaob ära, kuigi päris suitsiidimõtteid mul ei olnud. Ja sellised ohjeldamatud ja ootamatud nutuhood ja kõik sellega kaasnev, mis depressiooniga tihti peale kaasas käib, tavaliselt kaasas käib ja hiljem elus olema neid märke tunnetanud küll ja tajunud, et aha, on vist äkki tulemas, aga tegelikult ei ole need külastanud mind. Tähendab õigemini, depressiooni ma pärast ei ole oma päris kliinilisel kujul kogenud, mis on ootamatu natukene minu jaoks ja pisut üllatav, sellepärast, et elu on andnud võimalusi selleks küll kohe mitu korda, justkui ainest selleks. Ja ometi see ei ole juhtunud ja tookord, kui ma olin 19-aastane, siis tegelikult selleks depressiooniks otsest sellist väga tugevat ajendit ei olnud, mis jälle omakorda viib meid selleni, et inimene, kes põeb depressiooni, ei peaks otsima ilmtingimata põhjust selleks, sest et ta võib külastada väga ootamatult ja paljud depressiivsed inimesed arvavad, et kuna mul ei ole ju mingit põhjust, et mul peaks nii halb olema, siis järelikult olen ma nõrk. Järelikult olen ma hädapätakas, et mis mul siis viga on, minuga pole midagi juhtunud, siin ma tean mitu tuttavat, kellel on palju hullemaid asju elus juhtunud ja nemad saavad hakkama, kuidas mina nüüd hakkama ei saa. Vaat see mõtteviis peaks kiiresti endalt peast ära kaotama, sellepärast et see ei ole adekvaatne. Depressioon on kliiniline nähtus, ta on ajukeemia. No ja vaat, ma ei hakka sinna laskuma, mis täpselt depressioon on. Igal juhul ei ole ta sinu juhitav. Ta on haigus ja ta ei ole sinu juhitav ja mitte ükski depressiooni põdev inimene ei ole hädapätakas ja nõrk ja ta ei pea iseendaga toime tulema. See ei olegi võimalik. Mina ütlen oma kogemusest, depressiooniga ei ole võimalik omal käel toime tulla, sest et see ei seisne nõrkuses, aga tugevuses.
sest et see seisneb lihtsalt, see on haiguslik nähtus. Selles mõttes, et kui sul on sügav haav siin reies, paremas reies, siis mõttejõul, kuna ma olen hästi tugev, siis ma ei saa 100 meetrit joosta, on ju, sest et mul on nii kohutavalt valus, see ei ole lihtsalt võimalik, on ju. Samamoodi on sellega, et noh, ta lihtsalt on siin haav, see lihtsalt on niimoodi. Jah. Ma ei mäleta, Hugo, mis sa nüüd küsisid, aga midagi ma vastasin. Ei, tegelikult ma arvan, üldiselt sai kõik ära vastata. Okay. Kas sa oled vahel ka mõelnud, miks sa selle näitlejaameti valisid? Et oleks võib-olla lihtsam midagi muud, mingi muu amet valida olnud? Näitlejaamet on väga lihtne. See on üle müstifitseeritud, et see näitlejaamet on kole keeruline. Ei ole ta midagi. See ei ole mitte midagi keerulist. Täna on laupäev, jah, ja küll, et täna meil on vaba päev, eks ole, aga mul võib-olla etendus tavaliselt ongi, täna muuseas ei ole, aga üldiselt on meil päevad ikkagi pigem lihtsad, ärge üldse arvake, see näitleja töö, ta on mõnes mõttes, tal on omad keerukused loomulikult, jah, ja ta ei ole emotsionaalselt ta käib ta niimoodi üles alla, tõepoolest, ja sa ütleme, et kui sa oled tuntud, siis sa oled kõikide teiste inimeste arvustada, mis võib-olla on vahetevahel keeruline, millega toime tulla tõesti. Aga üldiselt on ta ikkagi võrdlemisi lihtne elukutse. Olgem ausad, siin on palju keerulisemaid elukutseid ja see on üle müstifitseeritud kindlasti kohe. Et see on, aga kuna seda podcasti terve Eesti ei kuule, siis võib seda rääkida. Üldiselt arvake pealegi, et see on hästi raske. Las jääda see arvamus kõlama pigem. Sellega on hea liuelda mõnus. Et meil on nii raske töö. No jah, eks see ole, ilmselt enamus inimesed kardavad sellist suurt publiku tähelepanu, et eks ilmselt sellepärast on ka see mulje jäänud. See võib juhtuda ainult, et kui sa kardad seda publiku tähelepanu, siis sa seda tööd teha ei saa ka. Aga kui sul on antud selline iseloom, et sa ei karda seda, sa võib-olla lähed närvi, ikka olen närvis, loomulikult olen, aga ma ei karda seda ja tegelikult ma laias laastus ikkagi naudin seda, siis minu jaoks ei ole raske. Minu jaoks on see, ma olen nagu kala vees, sest et see on minu töö. Ja. Sa mainisid enne, et sa käid jooksmas palju ja sellega seonduvalt siis siuke küsimus, et kuidas siis päriselt jõuda nende õigete valikuteni, et võib-olla mõni hommik ka ärkad üles, ma ei tea, kas sa käid hommikuti jooksma, kuidas sul on, ärkad üles, et tunned, et nii mõnus soe voodi, et täna ma ei lähe, täna ma ei tõuse voodist üles ja nii võib see ju jääda kordama, et kuidas siis mitte jääda, ma ei tea, magama või see on ju lihtsam selles mõttes, et kuidas siis sa päris teed seda, et paned tossud jalga ja lähed õue, isegi kui on külm. Jällegi hea küsimus. Ja vahel ei lähe ka. Ja vahetevahel saab see motivatsioon otsa ja isegi 2-3 kuuks ja niimoodi, et üldse ei taha. Ja siis ei lähegi. Ja tegelikkuses alati see kõver käib siis niimoodi üles alla, et ma ei viitsi minna, sest et see voodi on tõesti mõnus ja soe. Ja sa ei suuda ennast sundida ja siis tegelikkuses vaimse tervise kõver läheb allapoole. Alati läheb, minu puhul läheb see alati allapoole. Sa järgmisel hommikul jälle ei viitsi, siis ei viitsi ja aina raskemaks läheb mida rohkem päevi või ka lõpuks juba nädalaid mööda läheb, seda keerulisemaks läheb see kõik. Aga siis tuleb see motivatsioon alati lõpuks tagasi. Mis ajal, ma ei oska öelda ja kuidas teistel on, ma ei oska ka öelda, aga ma olen sellega rahu teinud niimoodi, et on aegu, kus ma olen hirmus trennihunt. Pigem on see praegu see aeg. Ja siis ta kaob jälle ära täiesti ja tuleb jälle tagasi, et ma olen hakanud usaldama seda, et ära ennast nuhtle, ära ennast piitsuta sellepärast, et oi, mul jäi nüüd trenn tegemata. Ja küll, see vaimse tervise kõver tõesti läheb allapoole sellepärast, et nagu me ütlesime alguses, see on mustvalge, füüsiline aktiivsus mõjutab sinu vaimset tervist, see lihtsalt niimoodi on ja see on igaühel niimoodi, see ei saa teistmoodi olla. Aga ikkagi see enese sundimine on teinekord keeruline ja ma olen õppinud endale armu andma, et ma lihtsalt ei sunni ennast, sest et see motivatsioon tuleb ise enesest tagasi, vähemalt minul. Aga ma olen ka selline suur spordisõber. Et ma olen lapsepõlves teinud kergejõustikku ja ma olen seda väga armastanud ja seetõttu on mul selline spordipisik nii veres, et kellel seda ei ole, ma jällegi ei ütle, et
et noh, see on, no seda ei saa üldistada ühesõnaga seda, mida ma praegu räägin enda kohta. Seega ma ei tea, mis retsepti või nõu anda inimesele, kes tegelikult üldse sporti ei armasta, näiteks Ott Sepp üldse ei armasta sporti, noh tähendab, ta kisub oma neid hantleid ja tal on suured musklid, aga jaostada ei jaksa ja üldse ei viitsi, noh, et kui ta üldse ei viitsi, siis kuidas ma ütlen inimesele, et sa võiksid joosta sellepärast, et see mõjub sul kuplialusele väga hästi. No ta lihtsalt, no ta ei lähe sinna jooksma, eks ole, muidugi ta ei lähe. Seega leidke enesele miski asi, eks ei pea olema jooksmine jumala eest. Tantsige või mängige tennist või hüppake niisama üles alla või tirige rauda või kes iganes, või kes mida iganes tahab teha. Aga selle motivatsiooni koha pealt jah, et minu jaoks ta tuleb tagasi siis, kui ma luban endal laiselda. Ta lihtsalt iseenesest tuleb tagasi. Ja et ma ei nuhtle ennast ja ei piitsuta ennast, et miks ma küll nii laisk olen, siis on lootust alati. Jah. Millised on teie arvates peamised väljakutsed, millega näitlejad vaimse tervise osas silmitsi seisavad? See on keeruline küsimus. Kui mul oli elus kõige raskem aeg, siis mul oli päris palju surmasid üksteise järel siin natuke üle 10 aasta tagasi, kui surid mu isa, mu poeg ja minu ema, kõik niimoodi üksteise järel niimoodi surid. Siis oli palju inimesi, kes küsisid, et kuidas sa jaksad oma tööd teha. Ja tegelikult on asi vastupidine. Selles mõttes, et sa laval saad põgeneda. Laval saad põgeneda teistsugusesse maailma, mis ei ole päris maailm. Ja seetõttu oli see minu jaoks alati teraapiline. Ma olen seda varasemates intervjuudes ka öelnud, et see oli minu jaoks vägagi lihtne. Et minu tööd teha väga raskes, keerulises vaimses olukorras või masenduses on tegelikult ootamatult lihtne. See mõjub teraapiliselt. Teisest küljest, kui ma teen midagi, mis mulle tõeliselt korda läheb, nagu ma rääkisin varasemalt sellest nukumajast, sellel on väike oht selles mõttes, et kui see tükk see tõesti õnnestub, nii nagu mulle meeldiks, et ta õnnestuks, siis see muutub minu jaoks väga oluliseks. Mis tähendab seda, et kui mõni etendus mõnel õhtul läheb kehvasti, mis kindlasti juhtub, sellepärast et õhtud pole vennad ja me oleme kõik inimesed, siis ma põen seda hirmsasti. Mulle läheb see väga korda. Et see korda minemine selle oma töö juures on 2 teraga mõõk. Ühest küljest see annab tiivad, teisest küljest ta tambib su põrmu sellepärast, et kui sa saad kriitikat, siis sa talud seda väga halvasti. Ja kui see etendus tõesti õhtul ei läinud nii, nagu sa oleksid soovinud, nii nagu on sellel tükil potentsiaali, siis sa hirmsasti põed seda ja minu abikaasa kodus teab seda väga hästi. Sest et ta on seda nii palju näinud aastaid ja see ei kipu muutuma, et see selline emotsionaalne kõver käib üles alla hästi suure amplituudiga ja see ei ole tervislik kindlasti. See on küll asi, mis meie elukutse juures on ebatervislik. See nii lihtsalt on, jah. Aga kui tõesti läheb kas siis mõni tükk halvasti või on mõni muu eraeluline teema, et kuidas sa selle meedia tähelepanu all siis toime tuled, eriti just selle negatiivse poolega, et on sul ka mingid kindlad meetodid selleks või kus sa sellega toime oled? Ei ole. Kindlaid meetodeid ei ole ja ma arvan, et mitte kellelgi ei ole. Ma tulen sellega toime vahetevahel paremini, vahetevahel kehvemini. Ja vahetevahel kohe päris kehvasti ja vahetevahel päris hästi jälle. Ma olen õppinud tõesti aastate jooksul neid kommentaare mitte lugema. Et seda ma tõesti ei tee, mis on minu jaoks juba suur saavutus, sellepärast et jällegi näitleja jaoks üldiselt on see tagasiside väga oluline asi. Vähemalt minu jaoks on, et jällegi see sama asi, et kui mulle miski korda läheb mõni, olgu ta siis lavastus, film, seriaal või mõni sketš ja kui ma saan tagasisidet kas või läbi nende kommentaaride, siis ma kipun neid lugema. Aga sealt sa saad peksa niikuinii. See tähendab, see on tõesti mustvalge värk, et sa saad igal juhul peksa sealt. Ja
siis ma olen õppinud aastate jooksul ikkagi mitte seda lugema, kuigi see ei olegi nii kerge, sellepärast et tõesti ma ikkagi, see tagasiside järele on päris suur. Ja meedia sellise peksuga, mis on tihti ebaõiglane ja selline klikimagnetlik, mis tähendab seda, et peaasi, et me saame neid klikke, seetõttu see tõde võib olla väänatud või siis olematu. See on teisejärguline. Ja vaat sellega toime tulemine on päris keeruline vahetavahel, jah. Et kui sa saad ebaõiglaselt nahutada ja veksa, siis see on asi, millega on väga raske toime tulla aeg-ajalt. Ja sest, et see tegelikult meedia ei hellita sind ja ei hakkagi mitte kunagi hellitama. Ma olen sellest rääkinud nii palju, kui on minu võimuses olnud, et miks see reegel peab just kui niimoodi olema, et miks see on reeglipärasus, et meedia toimib nii, nagu ta toimib. Minu arvates see ei peaks nii olema, aga ometi on see nii ja ühesõnaga lühidalt öeldes arusaam, et avaliku elu tegelane peabki toime tulema sellega, et peabki olema valmis selleks, et teda pekstakse vaese omaks aeg-ajalt. Mina arvan, et see ei peaks nii olema, aga see nii on, eks ju. Et kui sa vaatad, Netflixis on Robbie Williamsist dokumentaal ja David Beckhamist, mis räägivad väga paljuski mõlemad sellel samal teemal. Ja see, mis meie siin kogeme, on ikka lapsemäng. Selles mõttes, et mida Beckhamitega tehti mingi mitme aasta jooksul, kui see David Beckham selle punase kaardi sai mingis mängus, eks ole, ja mis ta 2 aasta jooksul juhtus. Teda mingi tapmisähvardused. See läheb edasi pere tapmisähvardused. Perekond, kõik olid ohus tõsiselt niimoodi, et ta kartis oma elu pärast. Siis ma vaatate seda Beckhamit, mis oli väga hästi tehtud dokumentaal. Vaadates seda lugu, siis ma sain aru, et et ma ei arva, et mina nüüd vingun ilma asjata, aga lihtsalt see mastaap on muidugi täiesti teine. Tähendab, skeem on sama, aga mastaap on teine. Ja siis ma mõtlen, et olgu, et see ei ole Eesti probleem. See on lihtsalt inimeseks olemise probleem, mis on väga suur probleem. Ma ei saa sellest aru, aga olgu siis nii. Lühike vastus sellele, reeglit mul ei ole, vahel paremini, vahel halvemini. Selge. Milliseid tunded tekitab sinu sõnapaar edukas olemine ja et teatud ringkondades on siis räägitud palju sellest, et tänapäeval peaks nagu ennast ribadeks tõmbama, et mis on sinu arvamus selles osas? See on päris tublisti muutunud ja muutub, paistab praeguse jooksul muutuvad veel rohkem sinna suunas, et edukas olemine on kardinaalselt vastupidine sellele, mida üldiselt peetakse edukas olemiseks. Selline materiaalne jõukus, eks ole, millest palju, mis on meie aja selline põhiline edu tunnus. Ja siis me alles hiljuti Florian Vaal, tuntud helilooja, küsis mu käest, et kuule, anna mulle mingisugune kas või selline pseudoprobleem või räägi, kirjuta mulle mingi asi, mis sind kas päriselt vaevab või mängult vaevab, ei olegi tähtis, et ma teen ühte lugu ja kui sa lubad seda kasutada, siis ma võtaksin sellest ainest. Ma ütlesin, et ma pean natuke mõtlema ja siis kirjutasin, et see on selline pseudoprobleem ja päris probleem ühte aegu. Ma kirjutasin talle niimoodi, et teate, et mitu aastat ma olen mõelnud selle peale, et inimesed kogu aeg räägivad, et peaks investeerima. Et üks täiskasvanud mõistusega inimene peaks tegelema investeerimisega. Ja siis, aga mulle üldse ei meeldi see, et ma üldse ei taha. Ja siis ma mõtlen, et huvitav, kas ma olen loll või? Et kui kõik teised ümberringi siin investeerivad kogu aeg kuhugi ja tegelevad nagu sellega, et saavutada finantsvabadus, see on ka selline tipp-top sõna, eks ole. Ja vaat see oli see, mis ma sellele Florianile kirjutasin, ma ei tea, mis ta sellega peale hakkab. Aga igal juhul see on küll asi, mida ma hea meelega naeruvääristaksin, sellepärast, et
ma ei naeruväärista inimesi, kes on jõukad ja kes oskavad rahaga toime tulla ja kuidagi oskavad seda kasvatada ja jumala eest võib seda niimoodi teha, aga edukas olemine ikkagi seisneb hoopis milleski muus, sellepärast et seda õnnelik olemise asja ikka osatakse aina kehvemini, sest et edukas olemine tähendab kas just kui mitte õnnelik olemist, siis vähemalt rõõmus olemist. Ja see edukas olemine tihtipeale tegelikult meie praeguses üleüldises arusaamas rõõmu küll ei tähenda. Inimesed pigem on tigedad. Kas või liiklusraev näitab tegelikult üle ühiskonna sellist vaimset tervist ja need, kes ikkagi selle pesapallikurikaga sealt autost välja tulevad, on pigem need, kellel on väga kallis auto, eks ole, istumise all. Nii et see näitab nii mõndagi. Nii et edukas olemine tähendab ikkagi vähemalt rõõmu otsimist, kui mitte õnne otsimist. Õnnelik olemine on minu jaoks väga keeruline. Võimalik arvan ma, aga rõõmus olemine on lihtsam asi, lihtsam nähtus ja edukas olemine meie tavapärases mõistes ei ole kindlasti see, mida mina sellest arvan. Üldse mitte. Kui tähtsaks oled sa vaimset tervist üldse läbi elu pidanud ja kuidas sa sellesse suhtunud oled? Nooremana ma ei osanud sellele nii palju tähelepanu pöörata kuni selle hetkeni, kui ma tõesti seda depressiooni põdesin 19-aastaselt, aga ka pärast seda, kui ma sellest üle sain ja jagu sain ja väga tulemuslikult jagu sain. Ka ütlen siis nendele inimestele, kes noortele või vanadele, kes praegu seda kuulavad, vaatavad, et kui te olete väga sügavas augus, siis ma luban teile, et siin on väljapääs, kindlasti on, alati on. Kui ka tundub praegu, et ei ole ühtegi valgustunneli lõpus, siis kindlasti tegelikult on, olge lihtsalt visade järjekindlad, kindlasti saab olema, see on täiesti kindel. Aga nooremana kuskil 20-ndates eluaastates, siis oli meri põlvini ja tuli ka tuntus ja siis edevust on ka antud, nii et seda nägu, nii et see siis ei olnud aega mõelda, ma ei tea, siis enda ego oli nii suur, et ei olnud mahti mõelda millelegi muul eriti ja tegelikult see vaimse tervise probleemid, kui nad algasid sellisel kujul, et nad võtsid juba minu üle võimust tegelikult läbi alkoholismi, siis hakkasid need mõtted päriselt minuni jõudma ja hakkasin seda asja tõsisemalt võtma. Ja siis tulid juba eluraskused peale, 30. eluaastate alguses. Nii et teie vanuses ma ei osanud sellele küll mingisugust kaalu anda või tegelikult seda tõsiselt võtta, aga olid ka täiesti teised ajad, et need probleemid, mida teie põlvkond praegu kogeb ja millega silmitsi seisab, see on oluliselt raskem. Seda ma arvan päris tõsi kindlalt kohe. Teil on raskem ja kahjuks on teil keerulisem, sest et see on see aeg, kus me elame, teil on keerulisem ja kahjuks nii on, ainult et kindlasti saate te hakkama. Kindlasti saate hakkama. Kui sa mõtled nüüd oma kogu sellele teekonnale, mis sa oled nagu läbi elanud, siis mis on sinu jaoks olnud see kõige suurem õppetund, mis sa oled endaga kaasa võtnud? Võib-olla ikkagi Alberti surm selles mõttes, et ära seda raiska. Tähendab, see ei ole õige sõnastus, aga ole selle vääriline. Et kui sulle on selline kogemus antud, mida ma üldse ei taha, aga mul ei olnud valikut, mulle on see antud, siis hakka sellega peale midagi, mis on Alberti vääriline. Ja tee sellest midagi, mis on endast parim selle koha pealt. Ära haletse ennast, ära nihverda, ära šlikerda, ära valeta, ära vassi, vaid ela oma elu parimal võimalikul moel ja tee Alberti mälestus suureks. Vaat see on küll asi. Ja mulle tundub, et pigem oleme me Liisuga sellega hakkama saanud. Jah, väga hea vastus. Aga
seoses selle depressiooniga, et mis hetkel sa üldse aru said, et nüüd on asi täiesti augus ja nüüd ongi mul depressioon või kuidas sellega oli? Vaata, ma olin 19-aastane ja nagu ma ütlesin just natuke aega tagasi, siis tegelikult meie selles vanuses, no te olete selline 17 on ju, 17-18, no laias laastus samasugune vanus. Ei osanud mina tegelikult 19-aastasena sellele mingisugust diagnoosi panna. Ei osanud neid märke tol hetkel pidada muuks kui lihtsalt mingisuguseks nõrkuse tunnuseks ja hädaldamiseks mingil perioodil. Aga kuna ta läks nii juba käest ära, siis ma rääkisin oma väga hea sõbra Urve Uusbergiga, kes on mind kantseldanud juba lapsest saadik. Ja tema minu kirjelduste järgi siis oskas sellele väga kiiresti õigesti näpu peale panna ja diagnoosi panna ja minu ema ka sai aru, et see ei ole lihtsalt mingisugune tujude kõikumine, vaid siin on midagi teistsugust ja seetõttu nemad kahekesi aitasid mind ja viisid psühhiaatri juurde ja siis olid antidepressandid, ma mäletan. Nii nagu see tavaliselt ikkagi käib, et on erinevaid variante, kuidas depressiooni ravida, aga reeglina käivad antidepressandid selle asja juurde ikkagi. Ja siis ma mäletan, et läks veel 1 või 1,5 ja see valgus tasapisi sealt tunneli lõpust hakkas paistma. Hirmus visalt. Aga vastus su küsimusele, jah, see praegu oli ebatäpne, et kui ma mäletan, see oli just täpselt see sama praegune aeg, oktoobrikuu või novembrikuu. Ma mäletan isegi, et novembrikuud aastast 1999 oli siis. Ma ei mäleta. Vaata, nüüd on 24 aastat sellest möödas, et ma ei peakski mäletama seda, aga ma tean ka seda, et aasta-paar hiljem novembrikuud ma sellest aastast ei mäletanud eriti. Et vaat selline asi ka juhtus, mis ka vahetavahel depressiooniga juhtub. Niimoodi, et kui ma hakkasin ohjeldamatult nutma lihtsalt täiesti ootamatutel hetkedel ja ootamatutes kohtades, siis ma mõtlesin, et siin on midagi viltu ja mu jõud lihtsalt ei käi sellest üle, et ma võin mõelda nii positiivseid mõtteid, kui ma vähegi suudan, niimoodi, et verininast väljas, aga sellest ei ole mitte mingisugust tolku. Ja siis ma rääkisin Urvega ja rääkisin oma emaga ja siis see hakkas kiiresti õiges suunas liikuma. Kuidas sa oled suhtunud stereotüüpidesse? Siis, et kuidas mees saab endale siis nii-öelda lubada nõustamist või nõrk olemist? Jah. No meil Eestis on see endiselt teema, millest võiks rääkida veelgi rohkem, et see asi muutuks, aga kindlasti on ta muutumisees. Samamoodi nagu, kui ma rääkisin enne Nukumajast, Hendrik Gibsoni Nukumajast, et meil on endiselt väga palju mehi, kes arvavad, et naine võiks vait olla. Meil on isegi valitsuses mõni selline mees praegu. Ja võib-olla isegi rohkem kui 1 või 2, eks ole. Et ma arvan, et see ei peaks nii olema ja samamoodi on meil mehi, kes arvavad, et endiselt, et see on nõrkuse tunnus, kui sa abi küsid. Ja seetõttu on väga tore, et te seda podcasti teete, eks ole. Et vähemalt noored mehed, vähemalt teie vanused mehed kohe alguses, oma elu alguses saavad selles, ütleme siis sisendi, et see kõik on normaalsus ja nii peabki olema, et see ei näita sinu nõrkust, kui sa abi küsid, vaid see näitab sinu tugevust. Jah, aga kuidas üldse hetkel näevad siis välja sinu halvad päevad ja samas ka kuidas sinu head päevad välja näevad? Kas nad erinevad väga suure amplituudiga või on pigem stabiilsem? Minu halvad päevad, need halvad päevad ei ole ka nii halvad. Vaata, et kui ma kirjeldan depressiooni, siis on ikkagi väga-väga kaugel sellest. Et minu halvad päevad on lihtsalt halva tujuga päevad. Ja siis seda näevad ainult minu kodused, võib-olla, on ju. Ja laval seda loomulikult ei näe keegi. Ja minu head päevad on lihtsalt rohkem naeru täis. Ja vaata selles mõttes
mul on hea meel, kui sa alguses nimetasid mind koomikuks. Nooremana mind see natukene häiris, sest ma arvasin, et ma olen ikkagi palju tõsiselt võetavam kui mingisugune koomik. Aga minu meelest koomik on tegelikult vägagi austav tiitel, äärmiselt austav tiitel ja mida rohkem meil koomikuid ühiskonnas on, seda parem on ühiskonna tervis, nii et ma naeran ja teen nalja nii palju, kui ma suudan. See on küll jällegi ka kogemus, mis on aastatega tulnud, esiteks, et koomiku tiitel on austav Märt ja ära seda pahaks pane, pigem vastupidi, võtta see rõõmuga vastu ja kui sa oskad nalja teha, siis tee seda ja kui sa suudad naerda, siis naera nii, et tilgad püksis, sest et see on tervisele kasulik, nagu me teame. Et headel päevadel olen ma lõbus ja teen nalja ja naeran ja mulle väga meeldib, kui minu abikaasa naerab mu naljade peale. Ja kui ma suudan oma naise naerma panna, siis see mulle valmistab palju rõõmu. Aga seoses selle nalja tegemisega siis naljaga saab nendest halvadest olukordadest ka mõnikord väga hästi üle. Aga sageli võib juhtuda, et kuidagi need halvad päevad või kuidas nüüd öelda, see sisemine valu peidetakse selle nalja taha. Et kuigi tegelikult oleks juba ammu võib-olla abi vaja. Et kas selles osas saab ka teine inimene aidata või kuidas nagu sellega toime tuled või on sul ka seda näiteks juhtunud? Kindlasti on, aga seda ära tunda teise inimese juures on väga keeruline. See on väga keeruline, peaaegu et võimatu. See on nüüd see kaasus, kus juhtub suitsiid äärmiselt ootamatus olukorras. Neid noori ja ka vanemaid inimesi, aga eelkõige noori me oleme näinud kahjuks, vähemalt teame ilmselt kõik, kes on olnud justkui väga edukas, väga energiline, aktiivne, tähelepanu keskpunktis, kõigega hakkama saav, ka vaimukas. Järgmine hetk ta teeb nii. Neid kaasuseid on ootamatult palju, et pidada seda juhuseks. See tähendab seda, et seal on mingisugune seaduspärasus. See on just seesama, mida sa praegu rääkisid. Mingisuguste mööndustega, aga laias laastus. See, et me varjame oma väga kohutavat seisu millegi väga rõõmsameelse ja klouniliku taha, mis kui me seda väga hästi valdame ja me oleme intellektuaalselt võimekad ja ka karismaatilised, siis see ongi relv, mis petab kõik ära. Petab nii hästi ära, et täitsa lõpp. Ja seda tegelikult kahjuks, ma ütlen, nii palju kui ma tean ja olen näinud, neid kaasuseid on võimatu läbi näha. See ainukesed, kes seda võivad suuta läbi näha, on ilmselt lapsevanemad või väga-väga lähedased sõbrad ja vahetevahel nemadki mitte ja jällegi ja kui nad ei näe seda läbi, siis see ei ole ka nende süü, sest et see võib ollagi lihtsalt võimatu ülesanne, kahjuks on see nii. Kas sa oled kedagi teist näinud äkki stressis ja kas sa oled kuidagi sellest midagi õppinud või kuidas see on sind mõjutanud? Minu poole on pöördunud väga-väga paljud inimesed, kes on sõltlased, kes vaata, kui sa oled sõltlane, siis tavaliselt su vaimne tervis ei ole kiita, on ju, niikuinii. Seega ma olen väga paljude sõltlastega tegelenud, üritanud jääda oma võimekuse ja oma pädevuse piiridesse, sellepärast et psühholoogi ja psühhiaatri tööd ei maksa hakata tegema, sest et sellega võib väga kõvasti ämbrisse astuda ja see psühholoogiks ja psühhiaatriks ei õpita niisama, et igaüks ei tohiks selleks hakata, isegi oma parimate kavatsuste juures ei tohi seda teha lihtsalt. Seega oma pädevuse piirides olen ma üritanud aidata nii palju, kui ma suudan. Pärast seda Pealtnägija intervjuud, mis puudutas seda kokaiini sõltuvust, siis neid sõltlasi on olnud väga palju ja väga erinevaid. Samas on neil olnud väga palju ühiseid jooni oma erinevates kaasustes. Ja mida ma olen neilt õppinud, on see, et see on ikkagi,
vahetevahel sõltlasel tekib mõte, et ma olen ikkagi hädapätakas ja et miks ma olen siia sattunud. Ja kuulates ja nähes neid lugusid, mida ma olen näinud ja neid on sadu, mitte kümneid, siis ma saan aru, et ma olen tõesti saanud iga kord kinnitust, et see on haigus. Ja mitte ükski neist inimestest ei ole nõrk ja mitte ükski nendest inimestest ei ole halb, kuigi nad võivad halvasti käituda oma lähedaste suhtes, sellepärast et seda teeb sõltuvus. Olgu ta siis kokaiin, alkohol, mängusõltuvus, ükskõik milline. Sõltuvus, haigus iseenesest oma olemuselt on väga sarnane. Ja nende vaimne tervis on väga kehv, sellepärast et sealt see kõik on alanud, eks ole. Ja olengi õppinud seda, et alati lükata ümber, kui ma kuulen kedagi rääkimas, et no kuule, saage nüüd hakkama ja miks või õigemini süüdistuste puhul sõltlaste aadressil astun ma alati välja. Ja ka vaimse tervise, ütleme, et kui depressioonis inimese kohta öeldakse, et mõtle positiivseid mõtteid, siis ma muutun isegi mitte päriselt agressiivseks, aga kurjaks küll, sellepärast, et minu meelest lihtsalt tänapäeva ühiskonnas see ei ole enam see lihtsalt ei sobi enam. Et kui sa nii loll oled, et sa ütled depressioonis inimesele tänapäeval, et mõtle positiivseid mõtteid või sa sõltlase kohta ütled mingisugune vastik jota või prükkar või midagi veel alandavamat. Näiteks alles hiljuti ma nägin Kanal 2 oli üks reporteris, oli üks uudislõik, mis rääkis meie sama Pärnu näitel. Meil on üks park seal minu kodu lähedal muuseas. Nimetame polikliiniku pargiks seda. Sest et polikliinik on seal lähedal ja seal on kodutuid päris palju. Ja muuseas, arvestades praegust majanduslikku olukorda, neid tuleb aina juurde. See on paratamatus, see lihtsalt nii on, neid tuleb kindlasti juurde. Ja siis probleemi tõstatus seisnes selles, et nad peaks sealt kuidagi ära koristama. Nad on vastik vaadata neid seal. Seal küll magavad pingi peal, need on nii palju ja pissivad sinna ja kakavad tänna ja mida nad kahtlemata teevad, need räpased, loomulikult. Aga probleemi tõstatus seisneski selles, et saaks nad silma alt ära. Ja võt see tekitas mul viha. Tähendab, see on esiteks eluvõõras, see on küüniline, see on ülbe ja mingi ka persse ausalt. Tähendab, võt niimoodi ei tohiks. Sest et inimesed on erinevatel põhjustel sattunud sinna, kus nad on. Ja kui inimene on sõltlane, on ta alkoholisõltlane, kindlasti seal porgipingi peal loomulikult, tegelikult ega tal muud üle ei jää kah, ega tal väga palju rõõme siin elus jäänud ei ole, siis ärme mõista teda hukka. See hukka mõistmine on nii kerge tulema ja vahetevahel tuleb niivõrd labastel ja pealiskaudsetel hinnangutel, et see mind vihastab. Sellepärast ma ütlesin esimest ja viimast korda sõna perse siin podcastis. Jaa, aga kuidas tabada ära teise inimese puhul see aeg, et kui ta saab veel ise hakkama ja millal siis aru saad, et millal on see õige aeg, et sekkuda, et näiteks õpetaja või ma ei tea, ka lapsevanemana on ja et mingi hetk sa ju näed, et võib-olla su lapsel on selline halvem tuju, aga sa saad aru, et see ongi lihtsalt hetkene ja võib-olla see sekkumine isegi ei ole, on nagu nii-öelda ebavajalik ja isegi tüütu nii-öelda temale. Aga millal on siis see õige hetk? Lapsevanemana on see väga keeruline. See on jällegi kahjuks peaaegu võimatu ülesanne. Lihtsalt ainuke retsept on, et ole tähelepanelik ja ole kogu aeg juures ja säilita oma lapsega. Ole nii hea lapsevanema, kui sa suudad ja et sul lapsega side ära ei kao, isegi puberteedi eas vahetevahel ta ikka kipub kaduma, et mul on poja Hermaniga ei ole ta kuskile kadunud, aga ta aina enam lendab pesast välja, mis on täiesti loomulik, see tähendab, et ta istub oma toas, ta tegelikult hästi välja ei viitsi tulla ja siis nädalavahetustel ta läheb oma sõpradega kuhugi, ma jumal teab kuhu, eks ole, et seetõttu, et ma ei saa ta kogu aeg tetat, et kas sul on kõik korras, mis sa teed, kuidas sa teed, kas sa tunned, mis sa tunned. See kõik on keerulisem, aga minu retsept on see, et ma
pidevalt hoian silma peal sellel ja üritan näha ja üritan anda endast parima, aga on juhtumeid, kus sellest ei piisa, nagu me enne varem rääkisime, eks ole. Ja need lapsevanemad, kui me räägime lapsevanematest, ma ei taha olla nende nahas selles mõttes, et sa oled teinud parima endast ja juhtub midagi sellist, on ju. Või siis, kui juhtub midagi juhtub midagi fataalset, siis laps läheb ootamatult väga halvale teele, midagi juhtub, kuskile ta kaob ära. See ongi keeruline ja sellele ei ole ühest vastust, aga ainuke retsept on, et anna endast parim. Ära anna endast 90%, anna 100. Lapsevanemana oskan ma seda öelda. Võib-olla siia vahele siis niisugune helgem küsimus, et mis teeb sind õnnelikuks? Õnnelikuks teeb mind jälle trafaretne vastus. See on nagu Nukitsame filmist, et kui lapsed mind kallistavad ja ise tulevad omal initsiatiivil ja Herman seda eriti enam ei tee, teda ma kallistan ise jõuga. Ta kannatab selle ilusti ära, aga Helmi veel ikkagi kallistab issit ja ta teeb seda õnneks väga palju ja need teevad mind õnnelikuks ja ma üritan ikkagi, mida vanemaks saad, seda rohkem sa saad aru sellest, et õnn on tegu. Nii nagu armastus on tegu, õnn on tegu. See ei ole lihtsalt asi, mida oodata. Et nüüd, kui ma selle asja ära teen, et siis peaks küll õnn tulema õuele või et kui ma selle saavutan, et siis peaks õnn tulema õuele. Niimoodi see ei juhtu. Seda ei juhtu ja ei juhtugi. Õnn on tegu. See tähendab, et sa pead seda ise endas oskama tekitada. Mida vanemad inimesed räägivad, et õnn, et otsi õnne väikestes asjades, pisiasjades. See on kahjuks tõde, jah. Et sellist suurt õnne, mis tuleb valge laevana sinu juurde lihtsalt ise purjetab, seda ei juhtu mitte kunagi. Ja kui sulle tundub, et mõned teised inimesed kuskil elavad hästi-hästi õnnelikult, siis see tõenäoliselt ei vasta tõele, et ütleme, et ka et minu elukutse puhul ütleme sellist Hollywoodi staarid, kes on niivõrd Meryl Streep ja Al Pacino, et need on küll vist väga õnnelikku elu elanud, eks ole, aga kui sa nende elulugu loed, Al Pacino alles tuli raamat välja. See on kohutav elu. see on täiesti õudne elu. Rääkimata sellest, et väga paljud Philip Seymour Hoffman ja Robin Williams ja nad tapavad ennast ära, eks ole. Et ütleme, harilikult peetakse Hollywoodi staaride, maailmakuulsate, rikaste, jõukate, kogu aeg sähvivate fotoaparaatide silme all olevate inimeste elu väga õnnelikuks. Kaugel sellest. See on asi, mis see on seetõttu väga hea näide sellest, et õnn on tegu ja see tegelikult ei ole nii. See kõik on näiline, see kõik on illusioon. Seega ma õpin loodetavasti aina õnnestunumalt olema õnnelik läbi enese murdmise. Jätsin suitsetamise maha. Juba on palju parem olla. Ja nii edasi. Kõik teod, mis viivad selleni minu arvates, kõike ma proovin teha. Ja. Aga Märt, ütle, millest sa unistad? Ma see on lihtne vastus. See on väga lihtne vastus. Kahjuks minu eluajal seda vist ei juhtu, aga mina tahaksin näha maakera ülevalt kosmosest. See on konkurentsitult kõikidest teistest unistustest kõrgemal. Miks just see? Sellepärast, et küsimus see on. Ma ei tea. Mõned väga kardavad näiteks kosmosesse minemist või... Ma ei usu. Tähendab, kui sul ikkagi antakse võimalus, et kuule, et me tule homme läbi, et läheme sõidame kosmosesse. No ma ei usu, et on inimene, kes ütleb, et ma ei tule. No mina küll usun, ma arvan, et mõndadel näiteks nemad vajavad väga siukest suurt kindlust, et ma ikkagi saaksin tagasi siia maa peale. Või... Ma ei pea isegi tagasi saama. Ma mõtlen seda tegelikult peaaegu tõsiselt. et ma läheksin kindlasti kosmosesse, sest et ma olen täiesti veendunud, et see on elu muutev kogemus.
ja muuseas, ma olen sellele saanud ka kinnitust. Ma olen arvanud, et see võiks olla elumuutev kogemus, sest et kui sa näed, see on midagi täiesti müstilist, see on nagu muinasjuttu minek minu jaoks. Et sa näed seda meie sinist kera sealt ülevalt. Aga muuseas, et kõik astronaudid, kes on käinud ISS-il või siis rääkima kuu peal käigust, kinnitavad seda muuseas. Ütlevad, et see ongi elu muutev kogemus, et kui sa seal oled ära käinud, siis maailmapilt muutub, sinu põhimõtted muutuvad, sinu printsiibid muutuvad. Ja muuseas väga paljud inimesed, kes on käinud kosmoses, on muutunud usklikuks. See on ka päris huvitav asjaolu. Küll, jah. Ja. Mis roll on sinu jaoks olnud kõige väljakutsuvam ja miks? Et või noh, kui kergelt või raskelt sul üldse rollid tulevad? Mõned tulevad väga raskelt. Reeglina tulevad need, mis tulevad raskelt, jäävad ka rohkem hinge. Tavaliselt on see niimoodi, aga see ei ole ka ilmtingimata reegel. Et millised, ütle veel Anni, et millised rollid oli mulle kõige olulisemad? Väljakutsuvamad. Väljakutsuvamad. Jaak Joala kindlasti, Kremli ööbikud. See, no lihtsalt tehniliselt. Kuidas laulda nii nagu Jaak Joala, see tegelikult on ju võimatu ülesanne, vähemalt minusugusele, kes ma olen tubli, ma ei ole laulja, ma olen näitleja, kes laulab hästi, aga näitleja kohta. Et seetõttu Jaak Joalat käastades ma nägin nii kurja vaeva sellega. Ja see salvestus, mis ETV-sse jäi lõpuks, selle üle ma olen siiamaani kuri, et mul tegelikult jäid Kremli ööbikutest väga head ja helged mälestused sellest lavastusest, mis me räägime lavastusest Kremli ööbikud, ma ei tea, kas te üldse teate sellest midagi. Ei olegi tähtis. Kremli ööbikud, selline lavastus oli Narvas mitmeid aastaid tagasi, 2017, 18, 19, kuskil seal kandis ja suur muusikal ja Jaak Joalal eluloost oli see lugu siis ja siis mina mängisin Jaak Joalat ja see oli suur hitt seal. Igal õhtul oli 2000 inimest publikuks, tohutu rock-kontsert. Niimoodi. Ja siis ETV võitis selles üles ja see ei olnud üldse hea etendus, see oli igavene kiiksat sealt tead. Ja see mind siiamaani häirib, sest et vaata jällegi, see on see sama asi, et mulle hirmsasti läks korda see lavastus, hirmsasti. Ja kuna see parim versioon sellest ei jõudnud ETV-sse, siis ma olen siiamaani põend seda. Et kui see ETV-st aeg-ajalt näidatakse, siis ma tahaks ära hävitada selle salvestuse. No, et sellised asjad juhtuvad näitlejaga, on ju. Aga kui palju sul üldse on selliseid tükke, kus jääb väga-väga sügavalt hinge, et kas on pigem siuke harv juhus või? Pigem on see harv juhus, jah. Pigem on see harv juhus, ma olen 20 aastat seda tööd teinud ja neid lavastusi, mis mulle tõeliselt sügavalt hinges on, ma arvan, et ma olen isegi õnnelik. Kahe käe sõrmedest piisab täiesti. Isegi, Aadama unad, saatuseidikute kuu, Kremli ööbikud, kopsud stseenitööst abielust ja võib-olla paar tükki, nii et võib-olla 7 ma pakuksin. Ja, loodetavasti see sama Nukumaja, millest ma alguses rääkisin, sellel on potentsiaali jõuda sinna sellesse nimistusse minu jaoks. See on suur asi. Seda ei juhtu väga tihti, jah. Mitte, et mulle siis ülejäänud tükid nagu täiesti haneselga vesi oleks. Ei, mitte seda, aga mõned on ikka täitsa ebameeldivad. Mõnesid üldse ei taha mängida. Mõnesid on täitsa vastikud. Õnneks seda juhtub ka harva. Kas on siiani mingeid hetki, kus sa tunned, et sa ei oska mitte midagi? Jaa, ja see ei kaogi ära. See on küll ja veel ja siiamaani ma ei oska mitte midagi. Ja Nukumaja proovides on see jälle esil, et ma olen kõige kehvem näitleja maailmas, ma absoluutselt ei oska seda tööd. See käib iseenesest mõistetavalt kaasas selle tööga. See nii on ja nii jääb, ma olen loobunud jälle sellega võitlemast, see lihtsalt niimoodi käib. Ja siis see käib ka tagumik mullas, käsi kullas, tagumik mullas. See vanasõna või see nähtus on pidevalt esil. Et vahetevahel tundud endale maailma naba ja järgmine hetk oled sa kõige mõttetum üldse. Ja see käibki niimoodi kogu aeg. Jah, aga kas sa pigem helistad näidelda teatris, laval või filmides või seriaalides, kus sul sellega on? Mulle varasemalt nagu nooremana tundus, et ma olen jube hea filminäitleja.
aga ausalt öeldes ma ei ole selles enam üldse nii väga kindel. Ja see vehkleja edu oli ju suur, tõesti oli väga vägev, aga tegelikult kui ma vaatan praegu seda vehkleja filmi, noh, ta on selline ilus, selline Hollywoodi raamist, noh, selline täpselt mainstream toodang, täpselt nii nagu peab tegema ja seetõttu ta nagu väga hästi ameeriklastele peale läks ka, eks. Ja ma ei ütleks, et see nii väga uhke roll oleks, ta on, ehk siis minu arvamus selle koha pealt on muutunud. Mulle tundub pigem, et ma olen parem teatrinäitleja kui filminäitleja. Mul on kohe tulemas üks seriaal varsti välja, mida ma ei ole veel ise näinud, aga mille võtted olid suvel, Tambet Tuisuga me tegime seda, mille võtted läksid väga hästi või et ma tundsin üle pika aja kaamera ees ennast hästi. Tambetiga oli väga hea koostöö. Ma loodan sellest, et äkki ma jään sellega rahule, sest et tavaliselt selle kaamera tööga ma rahule ise ei jää. See on päris keeruline asi. Aga oled sa äkki, ma ei tea, lihtsalt ise aastatega muutunud enesekriitilisemaks või kuidas sul muidu sellega on, et kas sa oled enesekriitiline või mitte? Ma olen ikkagi täiesti haiglaselt enesekriitiline, jah. Näiteks laulmist ma ei kannata üldse kuulata ennast. Üldse ma ei taha üldse kuulata enam. Vanasti ma veel natuke enam vähem suutsin suure higistamisega, aga nüüd ma ei suuda üldse ennast kuulata enam. Ja filmides, kui filmi vaatasin seda Tulnukas 2, siis vaat see on, ta ei ole ei esimene ega teine osa, ma ei nimeta seda filmiks, vaid see on nähtus, see on selline mäss, see on selline lihtsalt mingisugune röögatus ja oksendus ja kusemine ja sittumine, vaata, et on mingi selline asi. Seetõttu ta ei ole nagu filmi näitlemine nii ilmtingimata minu jaoks vähemalt see, kuidas mina sellesse asja suhtun ja kuidas ma seda tegin. Seetõttu sellega ma olen väga rahul. Aga üldiselt filmiga jah, ma olen enesekriitiline. Olen vägagi, jah. Okay. Siis me väga täname sind, Märt. Aitäh teile, Anni ja Ugo. Väga head küsimused olid, minul oli teiega väga tore. Meil oli ka sinuga väga hea meel, et leidsid selle aja, et niimoodi laupäeval tulla keset päeva meiega rääkima, et see on ikkagi suur asi. Rõõmuga. Mul on hea meel, kui teil sellest kasu on. Kindlasti on. Ma arvan, et ka kõigil meie kuulajatel on siit üht-teist kõrva taha panna. Loodetavasti, aitäh. Aitäh. Aitäh.